Tere taas, mina olen Reijo ja täna vaatame kiirelt üle ühe soodsaima ja kompaktseima koduvalvekaamera nimega EasyViz C1C, mis sobib suurepäraselt sisetingimustesse. Esimese asjana võtamegi selle siit karbist välja. Nii, ja siit tuli meile siis kaasa kinnitusplaat, 2 kleepsuga kinnitust, vooluadapter USB juhtme jaoks, mikro USB juhe laadimise jaoks ja viimasena siis loomulikult ka kaamera ise. Tegu on ülimalt lihtsasti seadistatava ja nagu näha siis ka päris hea välimusega valvekaameraga, mis sobib ülimalt hästi nii koju kui ka kontorisse. Magnetjalg käib siis päris tugevalt siia põhja peale, seda on päris raske ära saada, aga ka tänu sellele peaks ta olema siis ülimalt lihtsasti transporteeritav. Laadimiseks siis läheb mikro USB juhe siia USB auku ja ma olen kuulnud, et päris paljud kasutavad selle laadimiseks akupanka, mis on päris hea nipp tegelikult. Ning meil on siin ka micro SD pesa, kuhu läheb sisse siis kuni 128 gigabaidine mälukaart. Küll aga tasub teada, et kui mälukaart saab täis, siis ta hakkab vanu salvestisi uuesti üle salvestama. Nii et kui sa arvad, et see võib tulla probleemiks, siis tegelikult EasyViz pakub ka pilveteenuse lahendust. Kaamera hakkab salvestama ainult liikumise peale, ehk siis keskmiselt tuleb seal kuskil 5 minutit päevas salvestust. Kaamera töötab 2,4 GHz võrgus ja ei toeta 5 GHz võrku puhtalt juba selle tõttu, et 2,4 GHz võrk levib palju kaugemale. Pilti salvestab ta Full HD-s väga laia 130-kraadise vaatenurgaga, kuid on ka väiksema resolutsiooniga variant olemas, mille vaatenurk on siis 110 kraadi. Ja pimedas näeb see selgelt kuni 12 meetri kaugusele, mis sellise väikse tegelase kohta on päris hea number. Lisaks on sellel ka kahepoolne audio ja mikrofon, mis tähendab, et sellega saab läbi mobiiliäpi siis suhelda ja tänu sellele sobib see kaamera väga hästi ka näiteks beebikaameraks või siis lihtsalt perekonnaga suhtlemiseks. Nii, aga ma panen selle siin korraks tööle ka vahepeal. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. No vot, ja nagu praegu kuulsime, siis tegelikult seade ise on täiesti töövalmis, lihtsalt soovib, et me ühendaks selle EasyVizi äpiga ära. Kui soovid näha, kuidas seda kaamerat EasyVizi äpiga ühendada, et sa saaksid mobiilis pilti reaalajas jälgida või järelsalvestusi vaadata, siis selle jaoks on meil eraldi video olemas, mille lingi ma panen siia alla video kirjeldusse. Sellega mina aga tänaseks lõpetan, aitäh vaatamast ja järgmise korrani!